see oli niimoodi, et ma tahtsin minna rallit sõitma, mul oli isegi kaardilugu olemas, aga too hetk nii-öelda kui ka põhimõtteliselt hakkame rallit sõitma, siis ta hüppas alt ära, et ikka ei saa, et raha asju ei ole, et ei tea, mis üldse nagu saab. Ja siis ma parasjagu rääkisin Illimariga sama krossi teemadel ja Illimar pakkus välja, et mis sa sellest arvad, et Kaido tuleks mulle kaarti nende lugema. Ütles ka, et ei, Kaido on jumala kogenud mees, kõik nii-öelda kaardiluge koolitused, asjad kõik on tehtud, miks mitte. Ja siis telefonidel rääkisime, Illimar pakkus välja, nagu Kaido ütles, võib-olla mingi minut või nii paljugi läinud. Okei, oli nagu diil koos, purgispäev kokku lepitud ja siin me oleme. Ja kusjuures see oli enne Rally Estoniat, ma ei mäletagi, kui palju aega. Ja mingi paar-kolm nädalat, kui niigi palju. See oligi see, et mis me nüüd tegema peame, et okei, lähme rallit sõitma, et Rally Estoniana natuke kõhe oli. Ja siis, kui vist oli nädal või 2 enne Rally Estoniat, no siis läks kiireks. Siis meil ei olnud veokat. Veokas iseenesest nagu oli, raamerattad olid. Raamerattad oli, jah. Ja siis põhimõtteliselt mina ei osanud kaarti lugeda ja Meelis ei osanud kaarti kirjutada. No jah, see oligi põhiline. Põhimõtteliselt niimoodi. Et esimene legend oli, et saunas lihtsalt joonistasime numbreid ja tähti ja siis oli, et hakkame nüüd nii legendi kirjutama. Ja siis saigi plaan kokku pandud. Ja meil oli siin hästi palju geniaalseid ideid veel, et kirjutame legendi käikude järgi vist. Ja, et mis mul on, et pane 5. käik või 4. käik, et pane main need kirja, et suva need kurviraadiused, et ma panen siin 3. läbi, nii päris ikka ei saa, et peame ikka natuke täpsemad olema, et siis me otsustasime niimoodi, et Rally Estonianil oli nädal aega ja siis me mõtlesime, et okei, teeme nagu siis nii-öelda laagri, et lähme Meelise juurde ja siis nädal aega nagu siis teeme trenni, et kirjutame kaarti. Jah, et ma reedel tulen, nädal aega on Rally Estoniani ja siis kirjutame kaarti ja me trennime, siis on auto valmis ja siis kõik nii. Ja siis, kui ma esmaspäeva sinna läksin, siis selgus seda, et meil on mootor katki. Ja siis me hakkasime mootori montima. Esmaspäeval tegime mootorit. Teisipäeval tegime käigukasti vist. Käigukasti. Ma panin käigukasti kusjuures alla veel. Siis kolmapäeval suutsime teha trenni, aga mitte veokaga. Ehk siis tavalise sõiduautoga. Aga see oli ka õhtul. Siis oli, kirjutasime enne, valgis kirjutasime kaardi ära ja siis läksime öösel proovima seda. Siis proovisime Kaido Evoga sõita niimoodi, et sõitsin mina, Kaido luges kaarti, proovisin vastupidi. Päris hästi tuli välja muidugi, mõned legendi vead olid. No tegelikult oli see suht puinne ikkagi, et me ikkagi läksime suht ülli lõpus seal nagu parem ühe ja vasak ühe peale, nii et see ikka oli suht inetu. Siis neljapäeval minu arust me saime nagu korraks auto tööle. Ühesõnaga sõitsime 100 meetrit ja siis tulime tagasi ja näpud püsti ja hull täge auto käima. Ja et nüüd lähme raist paneme. Reedel oli see kaardi kirjutamine. Oh jumal. Esimest korda, kui me hakkasime üldse kaarti kirjutama elus, itusime sinna maa ja autosse ja siis ega ma ei saa mitte midagi teha seal. Meil on hästi palju, tarkpead olid kõik rääkinud, kuidas tuleb teha ja kirjutada ja kõik seletasid. Ja siis me siis kõike kuulasime loomulikult. Ja siis, kui me kirjutame, läksime 0 abina. Ja siis hakkasime otsast peale see pihta, et minu arust me jäime natukene ajajänni ka seal, et me sõitsime 30-ga, siis me vaidlesime, esimene kurv oli, Meelis ütles, et see on see kurv, mis ei ole see kurv. Nõus sellega, samamoodi ma ütlen meetrid, et pane kirja, et see on nii-öelda 200. Ei ole, see on 100, ma ei pane kirja seda. See ei ole minu arust see, ma ei pane seda kirja. Ühesõnaga, kui oli 200 meetrit, oli reaalne kurv, siis tal oli see 100. Kui oli 300, siis oli 100. Kui oli 50, siis oli 100. No, et põhimõtteliselt nagu jumala ajuvabad need on. Hiljem me arenesime, aga selle me räägime hiljem, kuidas me hiljem olime õppisime. Ja seal me arenesime rämmedalt. Lõpust oli nagu ideaalsed vahemaad. Esimest korda olime kõik puussed. Jutt oli, et silma järgi peab hindama, et kuidas juht näeb ja mingi siuke teema. See ikka päris ei olnud nii. Et kui sa oled ikka amatöör, siis pead nagu ikkagi kasutama mingid nagu seda tripmeetri abi, et päris nagu niisama ei saa. Kui päev lõppes, siis me ikka olime suht nagu närvis ja ei rääkinud oma vahel. Mina läksin magama, Kaido hakkas legendi ümber kirjutama, seal parandusi tegema ja niimoodi. Saunas. Ja siis, kui meil esimene start oli, et siis, kui me katselt üle sõitsime esimesele katsele, siis oli nagu juba okei, et ralli ja jube tore ja legendi vaatasime seda roadbooki, see on esimese, siis oli ka nagu puhta nagu kurdi hieroglüüfid kõik, mis asja me seda tegema. See oli päris hea, et Kaido loeb seda roadbooki, ütleb, et siit peaks siia minema. Ma ise ka ei tea. Kas sa ei mäleta, kus me ennem sõitsime, et näeb, peame siia minema, pane suvalt, kuidas sa sinna saad, mul jumala savi, et kas sa ei mäleta, me sõitsime ennem läbi või enne? Kui me läksime ära, esimesed nagu,
noh, esimesed kurve, nii päris ralli ja värk-särk ja kihutame ja loen seal kurve ja okei, sidemine oli nii halb, et põhimõtteliselt ma röökisin, selles mõttes, et meil oli GoPro. Sul oli väär ära selleks ajaks. Ja GoPro oli selles korpuses, aga see oli kinnine korpus, vaata, et heli sisse ei olnud, aga mootor heli ei olnud, aga mu rääkimine oli peal, selles mõttes, et põhimõtteliselt ma röökisin, see side oli nii saaste, et nagu me omavahel põhimõtteliselt suhelda ei saanud, sama hästi nagu oleks röökinud üksteisele. Ja siis läksid kurvid kuidagi nagu enam-vähem ja siis video peal on nagu hea lõik see, et Meelis sõidab, lööb nagu, ma ei tea, kas sa tõmbasid 3. 4. sa tõmbasid ülevalt alla, jah? Sa tõmbasid 3. 4. käiku ja vaatab, käigukang käest ära, ütles, käigukang tule ära. No siis mul ütlesin paar halba sõna selle peale, refleks kohe ja ma mõtlesin nagu, come on, esimene ralli, esimene katse, kilomeeter on sõidetud ja siis nagu käigukang käest. Kõik ralli läbi, põhimõtteliselt. Ma mõtlesin, kus täkle peale ma mõtlesin selle hetke siin vangi peale. Sellest, et tal tuli ka käigukang ära kunagi. Auto õnneks on Eesti veerist, käik tuli välja, ühte käiku sees mootor käib, auto veeris nii kaua, kuni tuli üks taluteotis, keerib sisse ära, mitte ette jääda. Saatsin, mis teen ja siis mina hakkasin juba, võtsin side ära juba kiivri peast, et hakkame ära ja siis rahulikult vaatab seal. Teised midad mööda, kõik siukene. Ma jumala stressis seal röökasin, et et teeme korda, et mis see käigukang külge panna siis on, et siis mingi rahvas tuli ära, siis hästi palju toredaid ideid oli, et tooge kuradi talus keevitus ja ma ei tea, tehke veel midagi ja siis mingisugune kusjuures mingi, see, kes seal see vaataja oli. Suvatant mingi ütles vist. See ütles, et kuule, et mutrivõtmega. Jaa, et see lehtvõtt ole, et nagu proovi käik sisse panna, Ma toppisin mingi igasugused võtmeid, toppisin sinna ja... Ma ütlesin Kaidole proovisime, et käiku sisse saada ei saanud, et seal oli niimoodi, et tagurpidi käiku sisse panna peab kuidagi alla kangi lükkama. Aga kuna lükata ei jõudnud, siis ma ütlesin, Orru suru niimoodi, peopesad jumala purruks verised. Käik sisse ei lähe tagurpidi käiku. Lükkasin käsi sisse, ei saanud. Siis saadki tagurpidi käiku sisse, siis kuidagi meelitasime see edaspidi käigu sisse ja mäletame, mis käik see oli. 3. käiks kuidagi meelitasime sisse ära. Kui meil saime nagu aru, et me enam-vähem saame käike vahetada, siis oli selge, et et okei, et me saame veel nagu katse lõpuni, et kui me 2 katset saame ära lükutatud, siis on nagu... Siis on servisi saame remontida autot. Just. Kõige naljakam oli see, et ümber ei saanud pöörata. Meelis võitis koha peal nagu tagurpidi käiku sisse panna, aga ei saanud. Ragistas, aga eks sisse lähen sõidame otse. Läksime siis nagu kellegi sinna nagu, see on video peal ka näed, kui sõidame kellegi taluhoovi, ma ei tea, mingi piknik oli ja mingi asi. Papi istus seal levitas. Mingi kass oli hoovi peal, ma tõmbasin akna lahti, talle ukse lahti, küsiks ümber maja saab välja või? Siis ta ütles, saab sõida, sõitsime ümber maja ära, ei saanud, tulime tagasi, ütleme, siit ei saa, ma ütlesin papile, ei saa siit ju. Sõitsime seal ümber lille peale, vastu maja sõitnud peaaegu. Hoovis kuskil nagu ringiratas, siis saime nagu tee peal ära ja ma ei kujuta ette, palju me seal olime nagu aega kaotanud mingisugune 20 minutit vähemalt. Siis me ökutasime lõpuni ja selles mõttes nagu sõita oli äge, aga esimene kord hoidis Meelis kogu aeg võtit enda käes, et jõudsime sinna finišisse ära, kõik lehvitasid, Oru, Meelis tuleb, 20-ga lõk. Urasime ruttu järgmisesse starti, suht närvis olime, siis vaatasime ajakaarti, kurat, mida me siin tegema peame, küsisime kohe kõrvalt, sealt teil on kohe start on ju. Ja siis rolisime kõige ette ja öeldi, et nii poisid starti. Siis nagu harjus ära juba, et kiirust me üles ei saanud. Ma ei tea, kas teine või 3. käik. 3. oli põhimõtteliselt sees ja vahepeal, kui palju aega oli, siis jõudis 4. sisse ragistada. Aga point oli see, et kui kurvi läksid, 4. nii kurvis jõua, oli alati 3. panna ja siis ma andsin võtme Kaidole ja siis ma sain 2 käega rooli keerata, vahepeal on vaja rohkem keerata kui 1 käega lihtsalt. 2 käega rooli keerata ja siis, kui oli vaja käiku vahetada, siis Kaidole võtti või ma ütlesin käik või võtti. Sul oli sõitsime, ma loen ka, et siis meil käigu vahetus, siis ma annan nagu võtme, käigu ära tagasi, loen edasi ja siis hoidsin seda võttit enda käes. Kuna ma esimest korda kirjutasin üldse legendi, siis ma tegin nagu kirjutasin ära ja ühele lehele olin märkinud, ma tegin alati lõppu, et mis nagu palju vahemaad on järgmise kurvini. Nii, oli legend õppes ära viimasel lehel, siis oli märke, et 50 meetrit tuleb järgmine kurv, aga ma ei pannud sinna lehele lõppu kurvi. Ehk siis oli mingi 100, oli mingi 100 vasak 1, 100 vasak 2 ja siis oli 50 ja siis ma ütlesin ära need suht väiksed vahemaad, ütlesin ära, keeran lehte ja siis keerasin lehe, oli parem 5, aga 50, parem 5
ja samal ajal, kui me sinna jõudsime, sinna, kui ma lehte keeran ja ütlesin, nagu vaatasin nagu parem viite, siis kurv tee läks nagu 8 samal hetkel. Ehk siis oli võimalus vasakule minna. Suur tee läks nagu vasakule, õrnalt on ju vasak 1 või mingi aga rada läks nagu paremal, ei, parem 4 oli, sorry, aga rada läks nagu paremal, ehk siis loogiliselt, kui sa nagu juht oled, siis sa nagu hoiad nagu vasakule. Kus tee läheb, on ju, tee järgi. Hoiad nagu vasakule ja sel hetkel ma keerasin lehte ja hõikasin Meelisele, et parem 4. Noh, tegelikult juba oli nagu sinnapoole, siis ta lõi nagu rämedal plokki otse põhimõtteliselt metsa, nagu rattad keeras paremale ja siis põhimõtteliselt suretasime autoga välja. Suitsupill väljas. Ja siis muidugi seda peale katsetades avastasime, et oli Keneka rihma purulöönd ja siis on jahutus ka ja mootori täiesti tuli punane, suits igalt poolt tuli. Mõtlesin, no nüüd on siis läbi, kui ennem käigukangi pärast ei läinud ära, siis nii-öelda jääb auto sinna rajääri sellepärast, et kummeres üle. Aga siis õnneks pealtvaatajad tulid, lükkasid natukene tagasi ja ma üritasin käivitasin, kuidagi läks käima. Ja kuna pealtvaatajad lükkas tagasi, siis meil tagurpidi ei olnud, me ei saanud, kui me sõitis perre välja sõita pervest, siis panime jälle kolmandaigu sisse ja meelitasime ära ja saime edasi sõita. Siis vaatasime, et üks katkestaja, Repp Metsad, see on nagu tuju hea, et mul nii kõvad mehed on juba katkestanud seal on ju, meie esimene ralli, me sõidame neist mööda, siis oli küll tõesti näpud püsti hästi äge. Põhimõtteliselt kiirust ei olnud, sõitsime põhimõtteliselt võtmega, vaatasime käike ja siis oli meil suur fännklaab. Oli tehtud tee äärde, Urmo organiseeritud, suur traktor, kõik ja Eurosport filmis ja nimi peal. Kaido sõber Urmo ja siis veel mõned naisterahvad. Ja siis me läksime seal mööda, põhimõtteliselt ma olin niimoodi, pea oli nagu raamatus kinni ja ma isegi ei näinud, mitte midagi. Ja me sõitsime 20-ga. Mina olin viisakas, ma lehvitasin neile. Lehvitasin see võib-olla, jah. Ja siis, kui me jõudsime sekka tervitada Urmot. Ja siis, kui me jõudsime finišisse, siis me sõitsime mingi natuke edasi, siis kuule, 2 katset sai ära, Keneka rihma ei olnud, jahutust ei olnud, käigukange ei olnud ja põhimõtteliselt masin oli kinni, et ääri-veeri. Ja siis me ökutasime sinna, võtsime, et kurat, et me ei kannata rohkem, et vahetame nagu selle rihma ära vähemalt. Sõitsime mingis... Kanepis vahetasime ja me teärde seismist külamehed appi, mis juhtunud on, Keneka rihm katkis, vaatasime Keneka rihma ära. Sõitsime läbi häda kuidagi servisisse ja siis me muidugi jäime servisis hiljaks. Ja me sõitsime, ütlesime, meil aega on ja siis nagu läks juba nagu sekundid mängu, et me jäime täpselt 1 minuti jäime hiljaks, mingi somm oli minu arust seal meil jalus. Historik oli ees seal. Historik oli ees ja meil nagu meie aeg oli ees ja ta ei lähe eest ära. Seisa vajab juttu nende naiste rahvast. Tuli ja läks ja nagu aeglane nagu soomlane ikka, ma ei saa aru, mida ta seal tegi. Ja okei, kuna ma mõtlesime, suva, meil oleme niikuinii juba mingisugune kalender aastaga saanud, et minut ei määra sinna tänna. Ja siis jõudsime TPS-e ja siis, kus nagu, loomulikult me andsime juba eelnevad operatiivinformatsiooni, et käigu kang läks, et paga keevitus valmis ja kõik rihmad asjad ja... Kõige naljakam oli see, et siis kui ma kohale jõudsin mehed, küll kõik valmis, aga tuli välja, et okei, keevitus nad leidsid kuskilt teise tiimi käest elektroode kellelgi ei olnud, siis saadi mingi sõidukad meeste käest saadi elektroodid ja ka seda keevitusmaski ei mitte kuskilt leidnud, siis vennas mul keevitas niimoodi, pani 2 paari päikseprillile ette ja siis keevitas seal autos, kõik tossas, kõik seal sulasid, mingi kummid ja plastikud ja iseenesest kuidagi nad keevitas läbi häda ära ja... Siis, kui me servicist välja läksime, siis oli nagu hea tuju. Mõtlesime nagu, et nüüd ei ole mitte midagi kaotada enam, et jama pärast on nii taga, et me võit ei ole mitte midagi, sest lähme nagu lihtsalt nagu sõitma ja fun. Harjutama lihtsalt. Ja siis, jama oli nii palju olnud ja nüüd kõik sai nagu korda, kõik töötas ja masin töötas ja kõik ja siis läksime 3. starti ja minek oli hea ja kõik oli enam vähem ja... Kiirelt isegi natukene oli. Natukene oli, tšut-tšut. Siis, aga Meelis tegi strateegilise vead, vahetas tagarehvid ära suuremate vastu ja siis oli üks vasak kurv ja nüüd võib Meelis rääkida, mis ta seda tegi. Et siis oli hea, et oli vasak kurv ja siis vaatasin, et kõik eelmine sõitvad olid natuke lõikad. Vasak üks kurv oli see. Et kõik olid lõikad natukene, siis ma vaatasin ka, et päris on lõikata, päris kiiresti saab niimoodi. Lõikasid siit ja sealt, aga üks lõikamine läks natukene käest ära, et lõikas natuke, läks kraavi perve peale ja enam tagasi ei tulnud. Ja siis sõitsime päris hea hooga seal ja kuni oli mingi truubi või mingi siukene kõrgem koht, kus lõi auto nagu õhku, siis auto kukkus esinina peale ja kukkus täpselt nii õnnetult, et kukkus parema ratta peale ja murdis parema käänteile ära. Ja siis polnud üldse võimalik enam rooli keerata ja siis me sõitsime vaikselt jälle. See selles mõttes oli nagu naljakas, et see pauk käis ära, olime ühel pool tee ääres, hüppas auto ühel poolt teisele poole teed, on ju, saime tee peale tagasi.
siis ma sõitsin päris tükk aega, aga Kaidol hoidis legendi käes, nagu pauk käis, hakkas edasi lugema, ilusti luges edasi legendi, nii nagu legend jooksis ja mingi hetk tükk maad hiljem küsitage, et kuule, et mis auto ei lähe või mis juhtus või? Ja ma ütlesin, me panime teevalt välja, hull paukis. Ma vaatan, et ei jõua minna või kuidas sa ütlesid seda? Ja ma küsin, mis ta viga on auto, mis gaasi on, mis ta ei lähe, tal võimled peale rooliga. Rooli keerata, jõudnud keerata. Üks on otsa teid oli niimoodi, lihtsalt lohises kaasa. Ma ütlesin, mis häda on, nagu ei lähe või? Siis kurvi oli rääga pärast, siis ma põhimõtteliselt kolmas katse niimoodi, vaatad välja, seal tuleb parem kurv, hoia seal rahulikult. Jäkatasime niimoodi lõpuni. Ja siis peale lõppu siis me otsustasime, et rohkem vist edasi ei ole võimalik. Hästi ei ole võimalik, et siukse autoga enam ülesõitu ei kannata sõita. Ja siis tuli Urmo sinna, siis tuli rahvas sinna, elu käis ja siis on vähemalt igavna. Siis tuli vennast sul järgi autole ja siis viidi auto pitstoppi ja siis... Ja siis peale seda me läksime rallit vaatama ja ülejäänud katseid läksime vaatama ja siis rohkem... Siis ma vist, sina ei troolis, siis ma hakkasin... Vaikselt tipsutama. Vist jah. Ja siis, kui me ära katkestasime, ära lõpus olime ja kaardi ära andsime, siis sul juba väike õlu ja... Siis õiged fännid olid kohale kohe, pistati pihma. Nähe, mis siis ikka, noh. Need katsed vaadatud, siis mõtlesime, et lähme ikka Aftekale ja nii edasi ja kõike. Siis kui me jõudsime sinna Meelise juurde ära, arva ära, kas meil oli Aftekale minejaid või? Hästi ei olnud. Mitte midagi ei olnud meist enam järel. Aga kas me läksime või ma ei mäleta? Mitte midagi ei läinud, me läksime magama, meil ei isegi sauna. Tohutu ei läinud, kõik üled õhtul saunas käinud on ju, aga... Ja, see õhtu oli nagu natuke... Mott maas. Ja täiesti mott maas, no jumala maas, ma ei tea, jumala pettunud ja mõtlesin, ma ei tahtsidki peole minna, natuke üritasime seal juua rummi ja see ka ei maitsenud, siis mõtlesin, hea küll, lähen magama ära. Hommikul ärkasin ülesse. Ma ei mäleta siis. Paindi asjad kokku võib minema vist, aga... Põhimõtteliselt küll, jah. Kaardil oli nii pahane, et kuule aitab, ma ei viitsi midagi, mis seda remondime autot teeme, ei unusta ära see auto. Ja siis oli kõik Rally Estoniaga.